saade äsja ütles, et kriis on üks suurepärane võimalus muutuda paremaks, pääseda arenguteele. Aga ma lisan, et kriis on siiski ka kõige suurema tõenäosusega hävingu algus. Kriisiga, kui inimene on haigestunud ja on äkki tekkinud kriis, siis peavad kõik hinge kinni, mis nüüd saab. Kõige suurem tõenäosus on äkki surm. Sa ei ole vist ise ütlema? Mina ei tea, võib-ollagi ei ole ka. Sa räägid nii kõvasti, et... Räägin nii kõvasti, kuuleb niigi. Ei tea, ma olen mingi sisse ka. Mul on mingid aparaad. Aga teine võimalus on, et jääb raskelt põdema ja tõesti kolmas võimalus, et hakkab tervenema. Me loodame seda viimast. Aga iseenesest ei teki, päris kindel. Ja ma panin prillid ka ette ja Kristjan Puusild oma ettekandes juhtis meie tähelepanu sellele, et kriisi puhul või kui keegi on sattunud kriitilisel teele, siis üsna sageli otsitakse võimalusi põgenemiseks. Kes kuhu põgeneb? No võimalusi on palju. Kes alkoholi, kes narkootikumidesse, kes töösse, sporti, seksi, ükskõik kuhu. Kui keegi kuhugi saab, peaasi, et ei paistaks välja. Peaasi, et ei oleks aega mõtelda selle üle, mis tegelikult juhtus. Aga muidugi on ka teisi teid. On võimalik teha nägu, et pole häda midagi. On võimalik ignoreerida. On võimalik ka asuda võitlema, millest oli juttu. Ja näis, kui halvaks võib olukord minna, et inimestel saaks villand. Et ütlevad, vaata, rohkem enam ei tagane, nüüd hakkam võitlema. No, võib-olla ma seda lootsingi, aga ole ka neist edasi järg. Aha. Ja, läks. Iseenesest ei lähe paremaks. Siis tuleb tõesti selg sirgu ajada, siis tuleb öelda, et aitab. Aga nii nagu täna ka esimeses ettekandes väga selgelt oli öeldud, et ega teised kuskilt kõrvalt kuigi palju siiski ei saa. Ja üks kõige ohtlikumaid asju, mis Eestis on, see on need igasugused nõunikud ja abilised. Kes tahab vaielda? Küsimus ongi sellest, kuidas ise seisvuda. Ja ka abiks võib nimetada ainult seda, tänu millele saab ise seisvamaks. Igasugune toetus, mis tekitab sõltuvuse, on kahjulik. Ka väiksel lapsele ja igale ühele. Ka ravimissõltuvus. Sõltuvus on väga ohtlik, kahjulik kindlasti. Ja ka Aafrika rahvad on nii viletsas olukorras, nagu nad on, põgenevad kuhu saavad, peamiselt selle igasugust abi tõttu. Aga veel üks niisugune põhimõttelist laadi täpsustus, et seda, mis on nässus, ei saa paremaks muuta. Jälle keegi ei taha vaielda. Ei saa. Saab, minu vabandused, aga me oleme eri arvamusel ja pärast räägime täpsemalt, miks ma niisuguse küsimuse esitasin. Kui me tahaksime et midagi muutuks, siis me peame tegelikult avastama, miks on korrast ära. Muuta saaks põhjuseid, mitte seda tegelikult ennast. Ühiskonnas ja ka arst ju ravib inimest. Ja selleks, et ta saaks inimest ravida, peab ta avastama hälbimise põhjused. Ja ühiskonnas on samamoodi. Me peame avastama, miks on mingi protsess sattunud kriitilisele teele, miks süsteem tervikuna ei funktsioneeri normaalselt, muutub vääras suunas ja ei arene. Areng, eks ole, kvalitatiivsete üleminekute järjepidev ja ta täiustumise suunas
aga kvalitatiivsete üleminekute ja ta hääbumise suunas on taandareng. Ja kui me oleme küllalt tähelepanelikud, küllalt suure elukogemusega ja oleme fikseerinud, et ühiskond ei arene mitte ja inimeste elu ei ole kooskõlas ootustega, sel juhul me peaksime avastama, miks on nii juhtunud. Ja nüüd, pangem nüüd tähele ühte asja, nüüd argneb. Esiteks oleks vaja vähendada, heal juhul kõrvaldada takistused, tõkked, aga teisel puhul ja samal ajal ja sinna kõrvale on vaja avastada, mis on puudu, mis on vajalik ja mida tuleb kas täiustada või lisada. Mõlemas suunas. Ja nüüd rõhutan sellist asja ka veel, eks ole, et mingite juppidega tegelemine ei vii kuhugi. Silmas peab pidama tervikut. Areneda saavad üksnes isereguleeruvad süsteemid, mitte osad. Osad muutuvad, tegurid muutuvad, aga areneb ainult süsteem. Tähendab, mittesüsteemne tegutsemine rahuldavaks ei saa kujuneda. Aga lähme nüüd edasi. Ma arvan, et me peame lihtsalt teadma. Kui kogemuse varal ei tea, siis tuleb uurida. Siis tuleb süsteem luua, mudeli abil tuvastada põhimõtteliselt olulised tegurid, nii need, mis on vajalikud ja mida peaks hoidma, kui ka need, mis on vajalikud küll, aga ei ole rahuldavad, järelikult peab täiustama, kui ka need, mis on ülearused ja millest tuleb vabaneda, ja need, mis puuduvad, ja need tuleb lisada. Niisiis, ülesanne jagunes meil 4 oluliseks komponendiks. Ja areng niisiis oleks meie see keskne idee, mille nimel me tegutseme. Ehkki igapäevaselt me peame hoolitsema selle eest, et süsteem funktsioneeriks. Funktsioneeriks normaalses rütmis, sobivas suunas ja selliste tagajärgedega, mille pärast oleks piinlik ja pärast peaks kahetsema. Niisiis, funktsioneerimise, muutumise ja arengu ühtsus on oluline, aga selleks palõuseks oleks siis ikkagi areng. Nüüd rõhutada tuleb meie arutluses täna ka seda, et arendada mitte keegi, mitte kuidagi, mitte midagi, mitte kuskil kuidagi ei saa. Ka last ei saa arendada. Kui kellelgi õnnestub tõesti kurjale kiri ära saata, siis see loode hakkab arenema loodusseaduste järgi, eks ole, ja me ei saa ta arendada. Ja ta sünnib siia ilma ja siis, kui kõik hästi läheb 9 kuu pärast, aga ühiskonnas on samamoodi. Ja ühiskonnaseadused, loodusseadused ja mõtlemisseadused ehk loogika on need asjad, mis tuleb ära õppida. Selle heast tahtest, et hakkame tegema, ei piisa. Arengu eeldused tuleb niisiis avastada ja see fail, mis siin teie ees on, ega ei ole mõtet siin hakata maha kirjutama kiiresti ja pähe õppima, pole mõtet. Tähendab, see on kõigile kätte saadav, nii et edaspidi saab kodus sõpradega koos ja omaette vaadata edasi, mõelda, laiendada, süvendada, ega niisugused käsitlused ja see, mis praegu on ja ka mis edasi tuleb, ega need ei saa olla lõplikud ja täiuslikud ja niimoodi ideaalsed. Vastupidi, need on mõtlemise algatamiseks ja me oleme kogu aeg teel, kohale jõudmine võimalik ei ole. Kõik muutub, areneb, täiustub ja igaüks on looja, selle täiustaja ja muidugi ka uurija. Lisaan selle koha peal ühe natuke esimesel pilgul võib-olla kellegi jaoks naljakana tunduva märkuse. Selgeks saab mingi asi, millesse me tahame süveneda, mida me tuleme kuskil konverentsile kuulama ja kuulame teisi inimesi ja selgeks saab midagi peamiselt ja ma ütlen nüüd natuke liialdades võib-olla ka siiski üksnes juhul, kui õnnestub seda kellegi teisele seletada. Ja kui see teine inimene hakkab rääkima, et vaata, tõepoolest,
ja nii, et selliseid hääli tegema, siis hakkab endale selgeks minema. Temal veel mitte. Aga kui tema hakkab seda edasi omakorda seletama oma inimestele, siis saab temagi selgeks. Ja nii nende teadmistega on. Kusjuures pangem tähele, ega teadmine ei tegutse, isiksus tegutseb. Teadmiste, oskuste ja arusaamise ühtsus on väärtus. Aga siit praegu see teadmine, ega sellest ei piisa. See on vajalik, aga mitte küllaldane. Nüüd peab oskama seda kasutada ja aru saama, miks on nii. See miksi juurde jõuab mõteldes, mitte õppides. Mõtlemine, kui analüüsime, sünteesime, võrdleme, vaatame, modelleerime, avastame, miks on siin seda, mida ei tohiks olla, miks on seal see puudu see, mis peaks olema. Ja nii et ma kutsun kõiki edasi mõtlema ja seda vähest, mida ma siin saan teile näidata, ainult käsitleda mõtlemismaterjalina. Niisiis, primaarne on iseregulatsioon, mitte juhtimine, mitte see, mida tehakse, vaid kui õnnestub sättida süsteem funktsioneerima nii, et ei oleks vaja juhtida, ei oleks vaja valitseda, ei oleks vaja seal administreerida ja nii edasi, siis on hästi. Ja selle reguleeritava süsteemi täiustamine on põhjendatud üksnes juhul, kui see viib iseregulatsiooni poole. Nüüd see loogika, see otsimisloogika on teie ees, nii nagu mina sellest aru saan praegu ja mida ma söandan soovitada. Siia võib panna keskele ükskõik mille. On inimene, ühiskond, areng, aga selleks, et asja nägema hakata, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Igast vaatepunktist paistab mingi eriline pilt. Ma olen üliõppistel mõnikord joonistan niisuguse nelinurga tahvlile ja küsin, mis see on. No nemad vaatavad, eks ole, ma ütlen, ei ole, see on püramiid põhja alt vaates. Siis teen teise samasuguse veel, tõmbad niisuguse risti sisse, küsin, mis see on. Jälle püramiid, ent tipust vaates. Kolmnurk niisugune ja külje pealt jälle püramiid, siis teen niisuguse rombi, eks ole, kriips keskele, jälle püramiid, serva pealt vaates. Tähendab, kõik on püramiidid. Õigeid vaateid saab olla iga asja kohta küllalt üsna palju, selleks, et näha inimene kui indiviid, inimene kui poiss või tüdruk seal, nii pikk, nii raske, inimene kui ühiskonnaliige, inimene kultuuri esindaja, inimene kui rollide kogum, tööjõud, eesmärk, vahend, igas. Nii kui me vahetame vaatepunkti, teine pilt. Ja selleks, et ühiskonda näha või ükskõik mis asja näha, tuleb leida kõigepealt küllalt palju vaatepunkte. Kus on küllalt palju, no keegi ei tea, mida rohkem, seda puhkem. Edasi tuleb vaadata, millest ta koosneb, milline on struktuur, ehk kuidas jupid üksteise suhtes paiknevad, genees, kuidas tekkis, see konkreetne või üldse, fülogenees, ontogenees, dünaamika, kuidas ta funktsioneerib, muutub, areneb ja milliste omadustega ta on, mille alusel oleks võimalik teda korrektselt kirjeldada. See on see eeltöö, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seejärel vaatame, millest ta sõltub, majanduslikud, õiguslikud, sotsiaalsed, poliitilised, energeetilised, kultuurilised, tehnilised, tehnoloogilised, ökoloogilised ja nii edasi. Ühesõnaga, et me midagi ei jätaksi kahe silma vahele, vastasel juhul on nässus. Pole mõtet lihvida tünni mõnda lauda, kui teist lauda kõrval polegi ju. Kõik pead olema, siis on tünn, muidu ei ole tünni mitte. See tünni mudel on Eesti talumehel olnud, ei tea mis ajast juba mõtlemise mudeliks. Ja seejärel vaatame, mis sellest sõltub. Kui sellest asjast ei sõltu suurt midagi, siis ei tegelda üldse. Aga kui sellest sõltub väga palju, no siis peab ju süvenema, siis peab hoolikalt tegelema. Argumentatsioon tuleb siit. Tegeleda vaeva peame nägema siin. Et tekiks see, tänu millele saab tegelikult tekkida see. 1, 2, 3, niisugune valsitaktis loogika. Ja mina mõtlen selle varul. Ja kui hakata proovima, mul on hea meel, kui kellelgi hakkab meeldima. See on päris hea mudel, enam lihtsam ei saa olla, aga see toimib. Nüüd ma toon siia ühe väikse näite lapse vaatepunktist. Lapse puhul on siis selge, eks ole, millest sõltub tema areng. Esikohal, mis on kõige magusam? Kõige magusam on uni. Ja
see on kõik värske õhk ja värske toit ja kõik see asjad, eks ole, jooksmine, liikumine, kindlustunne ja lõpuks on siin viimasena nimetatud ellust, õrnust ja armastust, aga kui see oleks pandud esimesena, siis oleks võib-olla veel täpsem olnud. Aga tähtis on, et teame ju küll. Me ju teame enam-vähem ka seda, kuidas ühiskond funktsioneerib, muutub ja millest sõltub, eks ole, teame ju. Noh, aga mis siis? Ei tee ju. Kui siit mõni paneb 120-ga hotellist mööda, kas me ei tea, kas see, kes roolis istub, ei tea, et siin sõidetakse 50-ga. Teab küll, aga ikka rikub. Ja kõik kohad on täis inimesi, kes teavad, aga ei arvesta. Ja vaat selles on nüüd üks raske koht. Kogu see mõtlemine ja see teadmine, õppimine, need on mõtet siis, kui seda arvestada tegelikult. Aga ja sellistest tutvumisest ja niisugune saalis istumisest ja ei piisa kindlasti. Vajalik on asi endale selgeks teha, mitte natuke vaadata. Ja nüüd see subjekti, olgu see siis inimene või ükskõik milline inimeste kogum, kes toimib aktiivse algena ehk subjekt, selle areng on loomingu funktsioon. Rõivalooming, toidulooming, suhtelooming, tekstilooming, kunstilooming, igas asjas. Loovus on see jõud, mis viib edasi. Mõtet viib edasi ka sünergia. See nagu lumekuul hakkab veerema, mida allapoole saab, see suuremaks läheb ja lõpuks on laviin. Laviinid viivad eest, laviinid rikastavad, need murravad puruks kõik, mis takistab. Aga see selline loomepotentsiaal on subjekti ja ka ühiskonna edenemise üks absoluutselt vajalik eeldus. Mul on, ei ole tea, mis kena siin öelda, aga ma ei saa ütlemata ka jätta. Eestis on lõpmata palju andekaid inimesi. Eestis mina ei tea, mis asi see on, kas see on see Maarjamaa värk või, aga siin on väga palju annet. Ja selliseid inimesi, kes on sündinud siia ilma väga, ma ei tea, looja või loodus on nii väga elde olnud, see on imetlusväärne, aga väga paljud vanemad ka ja õpetajad ka ei oska seda märgata ega ka oluliseks pidada ja tegelikult väga suur osa, ma arvan, et circa 90% andest hukkub enne kui laps jõuab sinna põhikooli. Ja see on meie üks kõige hirmsamaid asju. Rahvuslikuks põhirikkuseks ongi anne, mitte turvas või põlevkivi või ma ei tea, mis asi. Aga anne, ja seda peab hoidma nagu silmatera, vastasel juhul ei ole Eestil väljavaateid. Väike rahval siin suurte hulgas peale vaimujõu väga palju muu peale loota ei ole. Kes tahab vaielda? Ma loodan, et mõni ootab veel natuke. Nüüd, niisiis, seda ma juba mainisin ja lähme edasi. Ja nüüd, kui me vaatame, mis iseloomustab inimese arengutaset, aga ühiskond on, ma ei ütleks, et inimeste summa, vaid hoopis teine kvaliteet, teine asi, aga ikkagi me peame ju teadma ka, mis iseloomustab seda taset. Ja ma panin siia lihtsuse mõttes, et kohe ühiskonna juurde ei läheks, vaataks ennem ennast. Ja see ei ole ka mitte selleks pandud, et kedagi teist hinnata, vaatame ennast, igaüks ise, ennast. Teistele ei ütle. Aga pange endale hinded ära. Ja siis vaadake, palju kokku tuleb. Ja kui mõni siin on ikkagi nii nullile lähedane, siis pole väga tähtis, kui palju on teised, siis on ikka null. Nulliga korrutamisel. See on koduseks ülesandeks edasi lähe. Ja nüüd on, vaat siin nurga sees on üks niisugune pisike 6 vektoriga mudelikene. Pange need sõnad
siia ja vaadake, et see ka terviklikuks jääks. Tähtis ei ole mitte see füüsiline ega vaimne, vaid füüsilise vaimse ühtsus. Ja Coubertin ka ütles ju, et terves kehas terve vaim, tegelikult ta muidugi ütles selle lause natuke teisiti, ma igaks juhuks mainin. Ta ütles nii, et terves kehas peab olema ka terve vaim. Ja see on natuke teine asi hoopis. Nüüd intellektuaalse ja emotsionaalse ühtsus, kõlbelise ja sotsiaalse ühtsus ja tähtis on, et mitte üks või teine või kolmas, tähtis on, et ükski neist ei puuduks. Vastasel juhul on teised mõttetud. See kadub mulle enda üldse. Ma ei siin. Ma ei tea, mis nüüd saab. Hakkasid tulema või? No näete. Ja seesama mõte, aga nüüd natuke teise nurga alt nähtuna. Ja sama asja me peaksime nüüd siis vaatama, et miks see siin on. Sellepärast, et kui ikka inimesed tegelikult käivad kõvasti koolis, on igasugused paberid, aga haritud ei ole mitte, siis Eestil väljavaateid ei ole. Ma ei taha küsida, kes tahaks vaielda. Ja sedagi saab kodus natuke vaadata ja igaüks oleme ise selline, nagu me oleme ja meie lapsed sellised, aga ühtlasi me saame ju hoolt kanda ka, et Eestimaal osatakse seda kõike oluliseks pidada. Ja sellest sõltub Eesti tulevik olulisel määral. Kas inimestel on võimalik kujuneda haritud inimesteks või ei ole? Paar päeva tagasi, küllap on siin saalis keegi, kes kuulas Vikerraadio Uudis Plussi saadet ja saatejuhti intervjueeris ei kedagi nii väikest venda, vaid Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhatajat. Ja analüüsiosakonna juhataja ütles, et üks asi, mis talle südame peale käib, on see, et tüdrukutest liiga väike osa õpib kutsehariduses. õpib kutsehariduses, no mõtlegi. Õpitakse koolis, eks, mitte hariduses. Annaks õnne, et õnnestuks kellelgi kujuneda haritud inimeseks. Aga kui ministeeriumi analüüsiosakonna juhataja ei tee koolil ja haridusel vahet, siis Eestil väljavaateid ei ole. Ma loodan, et keegi ei taha vaielda. Aga muidugi me peaksime vaatama, et töötatakse tegelikult põllul ja vabrikus ja laudas, aga koolis töötab võib-olla koristaja ja kokad töötavad, aga kool on rajatud mitte selleks, et keegi saaks seal töötada, vaid ikkagi kool on õppeasutus, kus õppe- ja kasvatuse ühtsuses kujuneb haridus. Ja nüüd on see kokkuvõttev lause. Eesti arengu ja püsima jäämise eelduseks on haritud rahvas. See tähendab, et me peame saavutama olukorra, kus anne ei hukku, ei kodus, ei lasteaias, ei koolis, ei ülikoolis ja võimalik oleks kujuneda haritud inimeseks. Mina mõtlesin omaette, mis asja teha. Ja tuli mul meelde tarkus, mis on juba üle 2000 aasta vana. See on see vana Rooma tarkus juba. Ja ta ütles niimoodi, et kui on kuskil midagi on täiesti nässus, siis ei maksa hakata tekitama korda juurde. Siis on vaja anda vabadust. Ja ma tõesti tegelikult arvan, ehkki see võib kõlada metsikult, aga arvan seda, et juhul kui mingid ametnikud, eriti ministeeriumi tasandil, ei segaks, siis Eesti haritlaskond on võimeline korraldama täiesti normaalse haridussüsteemi. Kui ei sega, siis on võimalik. Aga kui segatakse, siis ei saa. Ja järelikult ongi üks koht, kus selg sirgu ajada, on võitlus selle eest, et kujuneks Eestis rahuldav haridussüsteem. Lähme nüüd edasi.
Oi, nüüd läks palju. Need hariduskontsentrid, mis kõik väärivad tähelepanu, on praegu teie ees kollase kirjaga ja nendest 2 on suhteliselt vähe käsitletud, aga eriti tähtsad. Ja see on see üsaharidus, mis saab inimesele osaks enne sündimist siia ilma ja selline kõik see emotsionaalne pool ja tema ka see kõik saab alguse sealt. Nüüd see pesaharidus, esimese 3 eluaasta jooksul inimene omandab emakeele ja minateadvuse ja kõlbeliste ja esteetiliste arusaamade süsteemi, mis on ilus ja inetu, sobib ja sobimatu ja kohane, kohatu ja kõik see, mis tervet elu tegelikult määrama hakkab, see kujuneb ju 3. eluaasta lõpuks on inimesel käes. Aga parajasti need 2 esimest on praegu, ütleme pehmelt öeldes, tähelepanu alt väljas, et mitte öelda kõvemini. Aga mis puudub edasi, siis haridus kõne all tegelikult ju ei ole, kõne all on õppekavaga ette nähtud teadmised, oskused ja praktiliselt kukubki nii välja, et üsna suur osa Eesti noortest ja mitte ainult noortest, vaid ka teistes vanusgruppides teavad päris palju, oskavad üsna vähe, aru ei saa peaaegu mitte midagi. Mis puutub ühiskonda eriti, loodusse ja nende vahelisse seosesse ja ütleme majandusest räägib, kogu majandus ja majandus. Küsi kelle käest, mis see on, millest jutt käib, mis asi see on, millest see sõltub. Siis vaadatakse selle otsa, nagu sa oleks mingi pahandusega hakkama saanud, et mida sa küsid, eks. Aga ühesõnaga selle koha peal on üks koer maetud. Pidin peaaegu küsima, kes tahaks vaielda. Aga nüüd vaatame korraks selle struktuuri ka. Üks asi on see, et teadmised, aga tõesti teadmised omandavad väärtuse juhul, kui nad teadmiste oskust ühtsus ikkagi on. Aga nüüd edasi, siin on see isiksuslik ja subjektne olek, inimese olek. Kui see on see õppetelg, see horisontaaltelg, siis vertikaaltelg on kasvatus. Ja see haridus ongi siis ikkagi õppe- ja kasvatuse ühtsus, mitte üks või teine. Aga edasi tuleb ju see, mis tuleb arusaamine ja mõtlemine. Arusaamine tekib selle mõtlemise kaudu, aga mõistmine suhtlemise kaudu. Ja praktikat siin, kogemust ei saa välistada hariduse juures. Vastasel juhul tegelikult teab, ja ma ütlesin juba, päris palju, aga ei saa aru ja ei mõista ka ju. See telg on nii nõrk, kui nõrk olla saab. See telg, see horisontaaltelg ei ole nõrk, see on enam-vähem. Aga kuna see punane on nii nõrk, siis ei saa rahuldavat kujuneda ka see teist diagonaaltelgi. Ja praegu me oleme siin Eesti Vabariigi aastapäeva künnisel, aga neid, kes minevikku päris korralikult teaksid, ega nende leidmine ka kerge ei ole. Aga tänu mineviku tundmisele, pangem tähele, mitte teadmisele või oskamisele, tundmisele, tekib ja vaatame kogu selle klempri toimel läbi mineviku tundmise, seesama tuleviku aimamine. Teie ees seisja saandab öelda, et hariduse mõõduks ongi ettenägemise ja äratundmise võime ja see on Eesti arengu üks oluline tegur. Igaks juhuks ma panin koduseks vaatamiseks siia veel, kuidas me saaksime teadmise kvaliteeti määrata. Mitte tema olemasolu, teab 5, ei tea 2, eks ole, vaid ikkagi teadmise kvaliteet on väärtus. Ja selle poole, ma arvan, et keegi ei imesta, et ma nii palju püüan tähelepanu pöörata sellele hariduse poolele, aga nii see kord juba on, et iga lind laulab ikka nii, nagu tal nokk on loodud. Nüüd tahaksin paluda tähelepanu selle, et me peaksime käsitlema probleeme. Kuidas me selle kätte saame? See sõna probleem on kasutusel kogu aeg, eks ole, igas lehes, igas raadios, iga probleemid, suured, väiksed, eks ole, siin ja seal, eks ole, peamiselt välismaal, aga
kui me võtate nüüd kätte mingisuguse nähtuse, mingi asja, mingi süsteemi, mingi organisatsiooni, ükskõik mille, staatikas, mingil ajahetkel kuskil, leiate tema kõik olulised karakteristikud. Panete ennast eksperdiks, käsitlete iga vektorit kui 10-pallist skaalat näiteks, fikseerite iga skaala peal, kuidas seis on, kõiki omadusi arvestades, ühendate need hindamispunktid, saate kujundi, mis iseloomustab, seis on praegu selline. Ja nüüd loote kujutlusega, kuidas oli mingi aeg tagasi, samadel alustel teete, nüüd võrdlete seda, mis oli, sellega, mis on, ja saate mingi teadmise selle kohta, mis on läinud paremaks, mis on läinud halvemaks, miks on nii, hakkate juba mõtlema nende tegurite üle, aga nüüd loote kujutlusega, kuidas praegu peaks olema. Kui võrdlete seda, mis on, sellega, mis praegu peaks olema, ongi probleem käes. Probleem ongi see vastuolu, tegelikult vahel, kui meil ei ole ükskõik, kui meil on aktiivne suhtumine sellesse vastuolusse. Aga samal alusel nüüd võime luua ka kujutluse lähemast ja kaugemast tulevikust, mida me käsitleme eesmärgina. Ja vaata, mudelite kaudu hakkab tekkima konkreetsus ja selgus ja küllaldane süsteemsus, sest kordan, mittesüsteemsed käsitlused rahuldavaks ei saa kujuneda. Aga mudelite varal on võimalik küllalt süsteemselt ja korralikult teha. Kordan veel ühte asja, kui me avastasime tegeliku ja vajaliku võrdlemisel need vastuolud, saame kätte nüüd edasi põhjused, miks need vastuolud on tekkinud, ja nüüd alles tekib võimalus luua meetmete süsteem nende põhjuste muutmiseks. See tegelikkust ei saa muuta. See sama asi. Muuta saab need tegurid, põhjuseid. Ja need tuleb avastada, sõnastada, avalikustada. Ja kui avalikustada julge, siis ühiskonnas midagi ei muutu mitte. Ja ma arvan, et see on selge. Nüüd võttis silmad kirjuks igal ühel, aga seda siin on saalis, ma tean lihtsalt mitu inimest, kes on selle mudeli kallal aastaid mõelnud, see ei ole täna öösel unes ka tekkinud, see on tükk aega juba. Ja pangem siin tähele mõningaid väga olulisi asju. Otsustamine kui protsess on üks ühiskonna püsimise ja inimeste kodanikuna tundmise fundamentaalne eeldus. Ma ei saa siin detailselt kõiki käsitleda, see umbes üks 6-tunnine jutt oleks. Aga ma tahaksin rõhutada, et otsustamisega kaasneb ju nüüd otsus, tuleb teha otsus. Inimesed tahavad uskuda, et nad on ikka targad inimesed, tegid hea otsuse. Aga kuidas see ilmneb? See ilmneb otsuse täitmisega. Ja nüüd ilmneb niisugune huvitav asi. On 2 asja, aktiivsus ja vastutustunne. Need kujunevad läbi otsustamise. Just nagu tasuta kaasanded. Aga kujutage ette ühiskonda, kus vastutustunnet kellelgi pole, igaüks irskab nagu pähe tuleb ja aktiivsuse asemel on passiivsus, hoolimatus, no vaatame, näis, mis neil seal välja tuleb, ega nad peale lollusta nagu nii midagi väga teha ei oska ja mis seal tulla saab, aga vaatame, vaadata ju ikka võib. Ja niisugune ühiskond, kas selle peale saab loota või? Saab rajada lootuse või? Ei saa ju. Ja petuühiskonda täiustamine mõistlik ei ole. Tuleb hakata ehitama üles ühiskonda, kus inimesed saaksid osaleda oma elu ja elukorralduses. Saaksid osaleda, mitte pealt vaadata ja 4 aasta tagant oma hääl ära anda. Mis jutt see on? Mis ühiskond see on? Demokraatlik kindlasti mitte. Praegu oleks õige koht vaielda, aga vaidlen pärast pool. Märgakeb, et nüüd otsuseid tuleb täita, aga täitmisega, siis ühest küljest juhtida, aga saavutada iseregulatsioon, sellest me rääkisime. Aga nüüd saavutame tulemusi, aga ka tagajärgi. Ma joonistasin siia tagajärjed punasega.
tähendab, alati tuleb kaasa ka midagi niisugust, mida keegi ei tahtnud, aga ikka tuli. Mõned inimesed koolis ka ju vanemad ja teevad kõik, et lapsed kasvaksid arukad ja tasakaalukad ja targad ja südamlikud ja viisakad ja korralikud ja ausad. Aga mõni on päts, uli ja kaabakas. Mõni tuleb ükskõik kus kohalt rääkima. Ja muidugi tagajärgede puhul oleks vaja siis mõelda ka ühtlasi mingi kompensatsiooni ja tõkestusmehhanism. Tähendab kõigepealt tõkestus, aga kui sellest ei piisa, siis ka kompensatsioonimehhanism, aga muidugi mõista tulemusi on tarvis seal väärtustada ja tugevdada ja toimivad mitte seal huvid, vaid huvid, tahte ja usu ühtsus. Nüüd aga ma tahaksin väga paluda tähelepanu sellele rohelisele paunale, mis on otsustamise ümber. Ja ülal pangem tähele on seal eesmärk, aga eesmärgil on mõte ainult juhul, kui on ka vahendid. Eesmärk on suhteliselt lihtne püstitada, aga peab suutma ette näha, mis siis juhtub, kui me selle eesmärgi nüüd tegelikult tõesti muudame otsuseks ja hakkame otsust täitma ja mis siis otsuse täitmisega kaasneb. Eesmärgi seadmisel peab seda suutma ette näha. Kui seda ette ei näe, siis ei tohi üldse tegutsema hakata ju. Aga nüüd see roheline paun, mille sisse on kirjutatud valikusituatsioon. Siin nüüd on üks ühiskonna arengu, aga ka igasuguste teiste inimkoosluste arengu seisukohalt ja rahulolu seisukohalt ja aktiivsuse vastutustunde kujunemise seisukohalt põhjapaneva tähtsusega detail. Otsustamine on võimalik ainult valikusituatsioonis. Sundsituatsioonis, kui inimene tunneb, et sundsituatsioon, siis peab tegema seda, mida kästud, nii nagu kästud, siis kui kästud, seal kus kästud, selles mis kästud. Ja vait pidada, suu kinni, tegutsema ja kiiremini, ei vahi aknast välja ja rutemini. Ja sigaduste vormid kõik. Aga nüüd valikusituatsioonis tunneb inimene end juhul, kui, ja nüüd neli tunnust. Lugeda neid kuskilt ei ole, mitu aastat elust ma ei ütleks, et raisanud, aga kasutanud selleks, et selle üle mõelda. Esiteks, inimene peab tundma, et ta on küllalt vaba. Keegi ei tule talle kallale siin ega mujal, nüüd ega hiljem. Ei talle ega tema lähedastele üldse niimoodi, tema elukeskkonnale, tema maale. Küllalt vaba. Teiseks, tal peab olema vähemalt üks alternatiiv. Või sama lause nüüd teiste sõnadega. Peab olema vähemalt 2 enam-vähem võrdset võimalust. Ühel plussid, teisel plussid. Siin on miinused, seal on miinused. Alles nüüd hakkab inimene mõtlema. Kui on üks variant, siis peab loll olema, et valid. Mida sa valid siin ühe sõrme? Aga kui on 2 või rohkem, siis alles hakkab mõtlema, mida siis võtta nüüd, mida jätta, miks? Siis hakkavad inimesed arutama. Niisiis alternatiiv peab olema vastasel juhul, ei ole üldse sellist eelistusotsuse tegemise võimalustki. Kolmandaks, peab olema võimalus lisada alternatiive, sest seal võib isegi 5 olla, aga sobivat ei ole, siis peab olema võimalus lisada, kaasa arvatud ennast, kui on jutt persoonidest. Ja viimane, peab olema nii palju hoidu, et saad aru, see on üks tähtis asi. Kui me siin nüüd ei süvene, kui me siin ülejala laseme, kui me siin hooletud oleme, siis võib juhtuda väga palju halba, see võib kalliks maksma minna. Ja vaata, kui sellest aru ei saa, siis muudkui annad aga oma hääle ükskõik kuhu, eks ole. Pärast selgub, et nüüd ma pidin pahasti ütlema, vabandust. Sain õnneks kinni sõnast. Ma pidasin silmas kooseluseadust. Aga tähendab, otsustusmehhanism ja otsustamises osalemine väiksel lapsel kodus, 3-aastane, 4-aastane, 5-aastane, kui me tahame, et tal tekiks vastutustunne ja aktiivsus, vaat see sama siin, sel juhul ei maksa talle rääkida, tee nüüd seda ja tee nüüd nii ja ära tee sa seda. Tuleb aidata ta tasemele, kus ta teeks hea otsuse ja siis tuleb kiita, vaat kus tark tüdruk, vaat kui nii tark poiss, vaata kui hea otsuse tegid. Ja lapsel nagu tiivad kasvavad selga, aga ma ei räägi ainult lastest. Ja küsimus on see, et kui Eestis saab üldse asja, kui saab, ma loodan väga, et saab veel, ikka veel. See ei näita, et naiivne, aga mina tõesti arvan, juhul kui ikkagi
oleme valmis mitte ainult kuulama, vaid asja endale selgeks tegema ja siis ka tegelikult elus arvestama. Tänan tähelepanu eest. Härra Vooglaid, te ütlesite mulle, et ma peaks minema Paul-Erik Rummo juurde seda küsima. Aga ma küsin siin kohal, miks rahvas kannab kõrgemat riigivõimu? Ma küsin seda teie käest aastat tagasi, te ütlesite mingi Paul-Erik Rummo juurde. Ma otsustasin, et see küsimuse võtan kaasa, sest see on muutunud sissenõutavaks ja ei lähe mitte Paul-Erik Rummo juurde, vaid panen küsimusele mõtte juurde. Ja kas te selgitaksite minule lahti, kui te teete vahet võõrandumisel ja võõrdumisel, teete vahet igasugustel võõrsõnadel. Äkki avaldate nüüd meile, mida tähendab nüüd see kandmine? Et kas me kanname tunnust või keda me kanname? Või mida me kanname? Tegelikult see küsimus, mille siin äsja esineja esitas, kõne all oli koguni üks niisugune märkus, üks kahtlus ja üks küsimus. Mis puutub sellesse, et tuleb käsitleda mõningaid asju korduvalt, veel kord ja veel kord. Sellest ma olen päris veendunud, et esimese kuulamisega jääb paremal juhul mulje, et midagi siin just nagu on. Teise kuulamise ajal tundub, et siin on koguni mitu mõtet. Kolmanda kuulamisega tundub, et sellesse oleks vaja süveneda. Ja neljanda, viienda kuulamise järel juba tekivad omal mõtted ja asi hakkab minema. Ühe käsitlusega ei juhtu kuigi palju tõsiste küsimuste käsitlemisel peab kordama. Ma ei ole nii loll, et ma ei mäletaks. Ma olen vana küll juba, aga veel õnneks mitte täitsa loll. Ja nii mõningaid asju ka täna ju siin aastakümneid käsitlenud. Aga seis on selline, nagu on. Ja paljud ei ole nende asjade üle küllalt sügavalt minu meelest suutnud veel järele mõelda ja järelikult tuleb jätkata ja veel jätkata ja vaata näis, kes väsib esimesena. Aga nüüd, mis puutub nendesse mõningatesse mõistetesse, siis tõepoolest käsitlemise aluseks on, tõsiste käsitluste aluseks on teooriad, teooriate põhikomponendiks on mõisted ja mõistete vahelised seosed ja kui ei ole keelt, siis ei saa meid rääkida, siis ei saa üldse üksteist arugi. Mis puutub võõrdumisse, siis võõrdumine on selline psüühiline pinge, mis tekib seetõttu, et inimene kas ei saa aru, mida seal räägitakse, või ta ei tea sellest, mida räägitakse, või ta ei oska nende seoseid märgata ja muutub tasapisi võõraks. Võõrdub inimestest, võõrdub seal võib-olla perekonnast, tööst, kultuurist, poliitikast, ühiskonnast, võõraks, muutub võõraks, võõrdub. See on suhteliselt valus asi, aga ja niisugune, vaadake, milline osa elanikkonnast on võõrdunud ühiskonnast, võõrdunud tööst ja ka sageli ka perekonnast ja lapsed võõrduvad seal ja nii. See on päris keerukas küsimus. Muidugi sinna kõrvale käivad veel teised mitmed sotsiaalsed pinged, nagu näiteks ka indolentsus ja marginaalsus ja deprivaatsus ja nüüd tuleb jälle, et ikka võõrsõnad, eks ole, ja igane paha asi. Aga nüüd teine sõna eesti keeles ei ole üldse võõrsõna, see on võõrandumine. Ja see on nüüd üks eriliselt vastik ja hirmus asi ühiskonnas. Võõrandumine on selline mehhanism, kus inimene püüab endast anda parima, teeb, mida suudab. Näiteks kasvatab seal lapsi, kõige oma parima äratundmise järgi, hoolitseb, et nad oleksid terved ja tublid ja töökad ja arukad. Ja kui nad siis järsku selgub, et üldse ei ole see, mida loodeti, pöörduvad nad oma loojate, oma vanemate vastu, muutuvad neile vaenulikuks jõuks. See on perekonnas nii, aga näiteks töö puhul, kui tööline oma tööga tekitab ju produkti,
produkt müüakse maha kallimalt, kui on selle väärtus ja nii tekib lisandväärtus. Lisandväärtuse kapitali omanik paigutab tootmisse tagasi ja niimoodi Marxi arusaamist mööda tööline oma tööga süvendab iseenda ekspluateerimist. Seda efekti nimetas Marx töö võõrandumiseks. Ja sotsialistlik revolutsioon ja kõik need asjad kasvasid sellest samast ideest välja. Siin ongi see asja põhi ju. Ja võõrandumise efekti ületamine oligi see asja mõte. 2 minutiga seesama efekt, mis on metsikul kombel kannatusi põhjustanud ja miljonid inimesed on selle pärast teis ilma näinud ja mis kõik veel tuleb, ei tea. Aga igatahes see võõrandumise efekt on ära seletatud. Mis puutub nüüd, ma näitan siin samas selle sama mudeli peal veel. Märgakem, et siin otsustamiseks on vaja teadmiste, oskuste ja kogemuste ühtsust ja haritud olekut, informeeritud olekut ja kogenud olekut. Tähendab, mitte mingid dokumente, vaid selles küsimuses küllalt haritud, küllalt informeeritud ja kogenud. Aga ühtlasi ka peab olema teisest küljest õigused, kohustused ja vastutus. Pangem tähele, kõik 3, mitte üks või teine. Ja nii administratiivses kui moraalses mõttes. Nii administratiivses mõttes kui ka moraalses mõttes. Kui täpsustada näiteks, ütleme siis, jutumärkides valimistega seoses, mingi hulk inimesi, 101 või rohkem, ükskõik vähem, on rahvaesindaja nimetusega. Formaalne, juriidiline õigus on tõesti seal nuppu vajutada. Aga kuna kuigi palju ei taipa sellest, mis nende otsustega kaasneb, siis ei ole selleks vajutamiseks moraalset õigust. Pole õigust. Kui ei ole mõlemat administratiivset ja moraalset õigust, siis tegelikult ei ole üldse õigust. Ja see on nüüd ikkagi üks põhjapanev koht. Mis puutub nüüd sellesse rahva asendisse ja kõrgema võimu kandjasse, millest kogu see pahandus alguse sai, siis põhiseaduse preambulis on tõesti nii. Ja mida see tähendab? Tähendab seda, et soov on selline, et need, keda valitakse looma õigusakte, teostama kõrgemat riiklikku järelevalvet põhiseaduslike institutsioonide tegevuse üle, esindama riiki rahvusvahelises suhtluses ja pidama silma peal selle üle, kuidas tegelikult elu Eestimaal kulgeb. See on Riigikogu liikme 4 kohustust. Et need 4 kohustust saaks rahvas delegeerida kellelegi, kes seda praktiliselt teeb, peab rahvas olema võimeline eelistusotsuseid tegema ja siis peab olema võimalik valida, siis peab olema inimesi, kelle keskelt saab tegelikult valida. Aga pole ju, keda valida ja tegelikult ei ole ettevalmistust ka selleks, et valida. Ja järelikult on kogu see säte fiktiivne. Vastus on ühetähendusliku selgusega öeldud. Ma soovitasin minna küsima Paul Eeriku käest, kes oli Põhiseaduse Assamblee liige ja osales selle preambuli väljatöötamisel. Aga tegelikult muidugi mõista oleksin ma võinud ka siis, kui mu käest teda esimest korda küsiti, vastata. Aga ma ütlen ikka veel nüüd ühe detaili. Vastata on mõtet siis, kui tegelikult küsib keegi. Kui seda vastust on tegelikult tarvis. Kui sellest üritad aru saada ja seda siis ka kasutada edasises tegevuses, et see ei ole niisama jutuajamine, lobisemine teemal rahvas ja võim. Tänan kõik.